olen Ants Noot, olen Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees ja meil on siis see suur au ja rõõm kogu seda üritust korraldada. EPA on Eesti põllumajanduse aastanäitus ja ta on üks kord aastas toimuv 2-päevane kontaktmess, kui seda nii võiks öelda, kus siis kohtuvad meie valdkonna kõige targemad ja tublimad ettevõtjad, kes tegelevad toidutootmisega, põllumajandusega ja kes siis saavad uusi teadmisi nendelt ettevõtjatelt, kes nende tegevust toetavad, ükskõik kas need on siis masinaid müüvad ettevõtjad, traktoreid, muud põllutehnikat müüvad ettevõtjad, on need lauda sisustust müüvad ettevõtjad, näiteks uusi tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtjad. Siin on ka ettevõtted, kes pakuvad erinevaid tarkvaralahendusi, nii-öelda targa farmi lahendusi pakkuvad ettevõtjad, siin on teadusasutused, siin on ka riigiasutusi, et kõik vajalik, mis ühel edukal põllumajandustootjal on vaja selleks, et ta saaks olla siis kursis kõikide kaasaja nii-öelda muutuste ja innovatsiooni ja teadmistega, et selle ta siit kätte saab. Lisaks sellele on selle messi nii-öelda raames toimumas ka väga palju erinevaid seminare ja konverentse. Tavapäraselt see suurusjärk on siis 2 päeva jooksul 5-6 konverentsi ja umbes 40-50 seminari veel lisaks. Pluss on veel otsestuudio, kus toimub siis selline jooksev debateerimine päevakajalistel teemadel, toimuvad paneelid ja ma arvan, et siin on hästi palju huvitavat informatsiooni, mida siis üks ettevõtja saada võib. Ja lisaks sellele on see hea võimalus ka ettevõtjatel omavaheliseks suhtlemiseks, et saavad siis ka omavahel kogemusi jagada, mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud. Ja loomulikult on see mess avatud ka linnarahvale, nii-öelda tavakodanikule, et siin on päris palju peresid käib läbi, lastele me teame ju ikka meeldivad suured masinad ja traktorid ja kindlasti saavad nendest siis ka tulevased põllumehed ja niisama käiakse ka uudistamas. Siin on ka toidu pakkumist, toidu ostmise võimalust, et selles mõttes me oleme väga avatud ka kõikidele Tartu linna ja kogu Eestimaa inimestele, keda siis huvitab põllumajandus ja põllumajandusega seonduv. Ja mida ma veel tahaksin öelda on see, et meil on väga hea meel, et me saame seda üritust teha Eesti Rahva Muuseumis siin Tartus. See on meile suur au ja kui võib tunduda, et kuidas need traktorid mahuvad ära siia museaalide keskele, et siis nad siiamaani 5 aasta jooksul on väga hästi mahtunud ja tegelikult põllumajandus on ju ka kultuuri, ajaloo, pärimuse üks selge osa, nii et ma arvan, me selle muuseumi eluga siia suhestume päris kenasti. Ja kuna me oleme siin Eesti Rahva Muuseumis oma aastanäitusega juba 5. aastat, siis võib selgelt kinnitada, et tegemist on traditsiooniga. Ja traditsioone niisama lõpetada ei ole lihtne, nii et kindlasti me ka järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal ja ka 10 aasta pärast loodame, et siin on sama palju tublisid eksponente, sama palju külastajaid, sama palju esinejaid, nii et ootame kõiki teid EPA-le.